kui siis öise vihmasaju ajal samamoodi see pumpla tuli lihtsalt maa seest välja, kuna see pinnast ei olnud veel piisavalt lõpuni tagasi täidetud. Ehk siit selline praktiline soovitus, et pumpla paigaldamisel ärge jätke seda tagasi täidet nagu järgmise päeva peale, et tehke see kindlasti selle päeva lõpus ära, et ei tekiks seda momenti, et öise vihmasaju ajal hommikul alustate täpselt sama koha pealt või isegi natukene keerukama koha pealt. Paigalduse juures on väga tähtis ka veel see, et geodeedid või siis ka kõrgusmärkide mõõtjad ei oleks teinud vigu. Et antud juhul on siis 2 näidet reaalsest elust, kus siis ühel juhul on veemõõdu kaev jäänud sellise sissesõidu ette. Iseenesest ohutuse poole peale on mõeldud, siin on üks selline ohutuslint. Ja teisel juhul on ilmselgelt arvestatud, et see pumpla oleks pidanud olema nüüd siin sellise järgmise astme sees siis. Aga mingil põhjusel on ta toodud selle parkla ala siis alumise poole peale. Et mõlemal juhul on tegelikult suur oht, et mingil ajahetkel võib keegi sellele pumplale otsa sõita ja sel juhul on jälle pumpla töö häiritud. Hooldus. Ma olen siia kopeerinud nüüd ühe sellise tüüpilise nõude, mis on siis tänastes hankedokumentides, mis siis ütleb, et pumpa peab olema võimalik kasutada ilma puhastuse ja järelevalveta pikal perioodil. Et siin terve eelmise aasta jooksul olen ma mõningate järelevalveinseneridega siis näidete leidmiseks võrrelnud pumpa pigem autoga. Et nii nagu on autol oma kindlad hooldusvälbad, oma kindlad, ütleme siis nii, et kasutusmomendid, siis pumpadega on täpselt samamoodi. Ja kõik, mis liigub, vajab hooldust ja kuna me tegutseme siis kanalisatsiooni äris, siis eelkõige on siin nüüd see hoolduse pool just kõige tähtsam. Et tellija küll soovis siia saada sellist vaheseina, mis siis koguks kokku kõik sellised setted, mida sellest pumbast ei tahetud läbi lasta. Aga see sein ei ole nüüd selline asi, mis need jääkmed ise ära sööks. Seda oleks tulnud ka puhastada. Nüüd mingil hetkel me saime signaali, et see pump ei tööta ja kui me siis selle pumpla luugi avasime, siis see pilt oligi selline, nagu siin nende 2 pildi peal näha. Ehk mitte keegi ei olnud tühjendanud siis seda nii-öelda kogumisosa või seda setete kogumise osa ja arvata võib, et ka keegi ei olnud selle pumba hooldust kunagi läbi viinud. Nüüd paljud nagu kindlasti kohe tahavad küsida, et kui tihti peab siis pumpa hooldama või pumplat hooldama. Et sellist päris ühtset reeglit nagu ei ole, et see pumpla hoolduse tsükkel tuleb tegelikult mingil hetkel välja siis, kui selle pumplal on liitunud tarbijaid. Ja siis nagu oskab öelda, et kui head inimesed selle või kui viisakad inimesed selle pumpla ümber elavad. Ja sellest tulenevalt siis võib ka see nii-öelda hooldusperiood olla kas siis pikem või lühem. Hoolduse poole pealt veel, et tänastes dokumentides on ka sellised nõudeid, et pumpa peab olema võimalik ohutult käituda, isegi siis, kui kaablikate ja korpuse isolatsioon on purunenud või kahjustunud. Et ma ise leian nagu seda, et selline nõue läheb tegelikult vastuollu sellise elementaarse elektriohutusega. Kuigi väga täpselt sellest lausest ka aru ei saa, et võib-olla on siin mõeldud seda, et kogu see pumba küljes olev automaatika peaks koheselt reageerima.
et siis hiljem, kui seda pumpa nüüd pumplast eemaldada, et siis ei ole vaja karta sellist elektrišokki. Ja teine selline huvitav teema, ala lõpmata diskussioone tekitav teema on pumba läbiv ava. Et kui siiamaani on ta reeglina siis öeldud, et ta peaks olema 80, siis osades projektides on ükskõik kui suure või kui võimsa pumba kohta öeldud, et ta peaks olema veel suurem kui 80 millimeetrit. Et meile kui siis pumba müüjale tekitab see küsimust, et kui suure siis, et kes selle siis ütleks, et siit 80-st nüüd kui palju üles, kas 100, 150 või 200. Et sellised vead jooksevad üsna tihti nendest kutsedokumentidest läbi, et kellel on hange käsil, siis vaadake julgelt sellised kohad korraks üle. Et täpselt samasugune nõue on ka see, et platvormi abil peab olema võimalik pumpa liigutada, et platvormi abil nüüd ei ole võimalik pumpa liigutada, et pigem on nii, et platvorm võimaldab pumpa liigutada või siis pumpa nii-öelda välja võtta. Ehk siin on võib-olla natukene sõna või lause ehituse viga, et on tahetud kuidagi öelda, et see platvorm peab olema avanev, et oleks võimalik siis ilmselt pumpa liigutada. Nüüd ütleme siis nii, pumplate ja nende konstruktsiooni pealt või konstruktsiooni poolt oleks praegu nagu kõik, et läheks siis edasi selle pumpla südame juurde ehk siis pumba juurde. Equa müüb Flücti pumpasid, oleme Flücti ametlik esindaja 2006. aastast ja meie koostöö Flüctiga on olnud väga edukas. Me oleme suutnud viia nende müügi uuele tasemele ja Flüct ei ole olnud ka Eesti turul tundmatu kaubamärk. 2001. aastal täitus tegelikult Flüctil 100 aastat ettevõtte siis eksisteerimisest. Olen siin pannud kirja mõningad sellised tähtsamad siis ajaloo sündmused Flücti tegutsemisaja jooksul. Siin 1956. aastal esimene uputatav kanalipump ei tähenda mitte seda, et see oli Flücti esimene pump, vaid see oli just Flücti esimene uputatav kanalisatsioonipump. 1968. aastal siis sai Rootsi firma Flüct omale juurde sellise tähekombinatsiooni nagu ITT, mis on üks Ameerika suurimaid investeerimisfirmasid, millega siis nii-öelda tehasse täiendava siis rahasüsti arengu jaoks, uuringute jaoks, tootearenduste jaoks. 1991. aastal alustas siis Flüct sellise auhinna väljaandmist nagu Stockholm Water Prize. 1998. aastal tuli siis Flüct välja oma N-tüüpi pumbaga, mis on siis ise puhastuv kõrge efektiivsusega pump. 2001. aastal siis ettevõttel 100 aastat ja eelmisel aastal siis võib-olla selline uuendus, mida meie siin tähele panime, on siis N-tüüpi pumbad, mille tööratas liigub siis veel pikki telge, et suurendada või ütleme nii, et vähendada veel umistuste ohtu, suurendada seda pumba läbilaskevõimet või erinevate kanalisatsioonis siis leiduvate tükkide jaoks. Flücti pumbad on erinevates seeriates, igal seerial on oma tähis, drenaasipumbad siis seeriaga 2000, kanalisatsioon 3000, mikserid seerianumbriga 4000, settepumbad 5000 ja konsoolpumbad 7000.
nüüd see 7000 või 3000 on siis selle